Keeleoskus, soome keeleoskus Eestis, eesti keeleoskus Soomes. See soome keeleoskus on langenud Eestis kõvasti ja ma ütlen, et ka meil diplomaatilises teenistuses oli palju probleeme sellega, et raske on leida diplomaate, kes valdaksid soome keelt. Ja mina sattusin Varssavist Helsingisse, et ma oskasin soome keelt, kuna lihtsalt ei olnud kedagi käepärast, kes veel räägiks. Aga nüüd ma annan sõna juba Mardile ja Hannelele ja te vist teete seda dialoogi vormis. Teeme. Jõudu. Nende eelnevate järel tegelikult ma tahakski alustada nagu kirikuõpetaja. Alguses oli sõna ja see sõna oli ühine. Otsustasime muide rääkida eesti keeles. See sõna oli ühine, mis tähendas, et me olime üks. Me oleme olnud üks rahvas. Ja kui see pealkiri nüüd kirjutab ühine kultuurruum, kodanikuühiskond, piiriülesed kogemused, ühisosa väärtused, alguses see oligi üks. Kui me räägime selle aja ühisest kultuuriruumist, siis muinsete aegade kultuuriruumist, kuidas üldse kirjeldada piiriüleseid kogemusi? Ma arvan, et ega väga suuri erinevusi ei olegi olnud. Et inimese loomus on läbi aegade olnud üsna sarnane. Ja mis see piir õieti on? See piir on alati ju kellegi välja mõeldud. Et piiri looduses, hea küll, kui on vesi vahel, siis ta on selline looduslik piir, aga inimene õppis juba väga ammu neid veetakistusi ületama. Et seegi ei ole selline absoluutne piir. Nii et piir on rohkem inimese peas kinni, et kui sa tahad, sa võid neid piire luua endale iga päev ja vaevelda nende piiride käes. Ja kui sa tahad, siis sa võid olla vaba nendest piiridest. Alati kõikidest piiridest väga lihtne vabaks ei ole saada. Et Nõukogude Liidu ajal piir oli tõesti, ta oli väga autoriteetne asi, ta oli väga kindel ja sealt läbi pääseda, see oli keeruline elu hinnaga. Ma olen täiesti nõus, et tegelikult piir on 15 sentimetri või 20, palju see nüüd on siis, 2 kõrva vahel. See piir on siin ja tegelikult see piir loob ka selle julgeoleku piiri praegu. Et me räägime siin kultuurist, et siin juba eelnevalt öeldi, et ühisraportis ei olnud seda kõva julgeolekut, aga minu veendumus on see, et kultuur on kõva julgeoleku tuumikus, mida me kaitseme muud kui kodu. Ja meil ei ole seda kodu, mida kaitsta, kui meil ei ole kultuuriruumi, kui meil ei ole identiteeti, see loob selle, mida me kaitseme. Ja siis see, kui me midagi kaitseme, siis see annab selle õitseva majanduse, nii et see majandus tuleb pärast seda, kui meil on see kodu ja meil on see turvalisus. Ja siin suhtes sellest ühisest kultuuriruumist rääkimine on väga oluline ja see, kuhu need piirid on pandud paika. Ja piir tõesti siis muinsetel aegadel, kui siin käidi sõprakaubandust, kindlasti teate, mis on sõprakaubandus. See oli ju siis vastastikune, kuidas on õige sõna, bilateraalne või vahetuskaup. Kahepoolne kaubavahetus, selline naturaalne kaubavahetus või selline sõpruskondade vaheline suhtlemine üle Soome lahe. Ilma rahata, kas see on nagu fekki eeldaja tegelikult, see süsteem? Et raha ei kasutatud, aga majandused täiendasid teineteist ja lisas heaolu. See oli ühisturg tegelikult ju, et oleks võimalikult selline ökonoomne, et inimese vajadused saaksid rahuldatud ja siis niimoodi tegelikult kaubandus töötabki ju. Kindlasti tollal ka seda piiri ei olnud nagu inimeste kõrvade vahel. Ei sul pidi olema lihtsalt meresõidu kogemus, see oli see põhiline, et kui sa olid juba maa peal, siis
siis pidi sul olema lihtsalt seda inimestega suhtlemise kogemust, aga olulisem siis ilmselt oli see meresõidukogemus, et see oli eeldus sellele, et see sõbrakaubandus saaks toimida. Ma arvan nii. Jah, ei no, tegelikult ongi nii, et kui me nüüd täna räägime sellest, ma ei tea, kultuurist ja kodanikuühiskonnas, siis tõesti inimene, eks ole, kõik ikkagi algab inimesest ja turvalisus on ju ka see, et kui inimene tunneb ennast enam-vähem hästi, ta ei pea kogu aeg üle õla kiikama, et mis sealt tuleb või ette vaatama, et mitte komistada. Eks ole, kui on suhteliselt stabiilne, see ongi siis see turvalisuse tunne. Ja siis kultuur just ongi ju see keskkond, mida inimene enda ümber loob, et tunda seda turvalisust. Nii et selles mõttes, kui me räägime kultuurist, siis me räägime väga kõvast turvalisusest. Eks ole, kõik need konfliktid ja muud asjad, see on siis, sellest tuleb eraldi rääkida. See on siis see inimloomuse see tumedam pool, aga heledam pool on just see, et tunda ennast hästi, nagu me kõik siin tahame ennast enam-vähem hästi tunda ka täna siin saalis. See ongi see turvalisuskultuur ja kui meil on, eks ole, piisavalt aega ja võimalusi, siis tuleb juba majandus, kaubavahetus, tootmine, kõik need muud asjad, aga inimene on ikka see, kes ja näeme, et ukrainlased näiteks ei tahtnud elada samas kultuuriruumis venelastega. Olgugi, et Putin arvab, et tahavad. Aga siis siin on jälle, me küsime, see ühine kultuurruum, et nende vahel seda ei ole, aga meie vahel oleme saanud aru, kuna see oli alguses, oli ju sama, et see on see, mis eristab seda nüüd Ukraina olukorda, need ei tahtnud olla samas kultuuriruumis Venemaaga. See, et nüüd Venemaa peab sõda Ukrainaga või ma ikka ütlen Venemaa, mitte Putin, see on natuke laiem. See on kadedussõda tegelikult, see ei ole selline tüüpiline, ma ei tea, majanduspõhjustel või et tahetakse oma majandust tugevdada, vaid see on niisugune mütoloogiline kadedussõda, mis on hästi tugev, kuna ta tuleb väga sügavalt, eks ole, see kadedus, et slaavluse häll või slaavluse süda asub Ukrainas ja siis see tuleb tõesti väga sügavalt, et kuidas siis... Ja kultuurist, kus juures, identiteedist. Jah, see on ka see, võib-olla ka see alateadlik kadedus, et järsku ikkagi see õige slaavlus ongi seal teisel pool ja kuidas nad siis, et miks me ei saa seda siis nagu ise endale hoida, et see on selle sõja see juurpõhjus väga sügaval mütoloogias tegelikult. Kui me räägime Soome ja Eesti vahelisest ühisest kultuuriruumist, see lõppes ju vägivaldselt, okupatsiooni. Ja siin juba eelnevast kõnelejad on öelnud seda, et kuidas see ürituskultuuri, mis see nüüd on, ettevõtluskultuur oli täitsa erinev. Et siis, kas meil oli midagi ühist Soome ja Eesti vahel tollal okupatsiooni ajal? See keel, aga me ei võinud seda kasutada eriti. Siin on, võib-olla ongi vaatepunktid erinevad, eks ole, et kui Eesti poolt vaadata, siis eks ole tõesti see Põhja-Eestis oli väga oluline, oli see televisioonisild, ikka tõepoolest oli see oluline, sellest on palju räägitud, aga ka põhjusega on sellest palju räägitud. Ja siis sealt ju laienes see teadmine ikkagi üle Eesti, et tegelikult Soome ongi olemas, kuigi... Hoidis kultuuri silda. Kuigi propaganda väljaannetes öeldi, et kahjuks on ju niimoodi, et need reklaamid, mis Soome televisioonis tuleb, need on lavastatud. Tegelikult midagi sellist ei ole. Soome tegelikult on väga jube. Aga ikkagi see teadmine oli. Kui Soome poolt vaadata, siis seda peate te ise rääkima, et Soome kooliõpikutest ikkagi 40 aastatel paluti vanematel endal välja lõigata need leheküljed, kus räägiti Eestist. Nii et Soomes see Eesti unustamise poliitika oli mõnda aega väga... Vaikimise poliitika, mina olen väga süsteemne, jah. Selle ajastu laps, külmasoja laps olen mina ise nii, et ma ka... Ja siis võib-olla tõesti kerkis majakana see Viru hotell, mis
mis blinkis nii võimsalt, et siis soomlased kippusid vähemalt turistina siia tulema, mis oli hea, tõesti, majakas on see Viru hotell, kus me oleme praegu. Kusjuures see ühise kultuuriruumi ehitamine, mis toimuski siis kultuuri all televisio kaudu, kirjandust toodi üle ja kirjandus oli mingil määral selline nagu ka vaba ala, aga igasugust ohtlikud kirjandust oli ka. Aga see sama hotell, kus me nüüd oleme, nii see oligi selle nagu smuugeldamise tugipunktiks ka tegelikult. Et siin tulivad soomlased siia ja toid midagi. Minu lemming smuugeldaja Anu Martila näiteks toi Eläinten vallankumous raamatu Soomest, mis oli keelatud ja siis KGB inimesed küsis seal piiril, et mis asi see nüüd siis on. Ta ütles nagu suurte silmadega, et oi, seal on looma muinasjutte lastele. Sai viia üle. Ja siis tuli Eläinten vallankumous, mis loomade revolutsioon vai mis see on. Ja. Igal juhul siis kultuuriruum käis selliste nagu salajaste kontaktide kaudu samas ka Soomes. Eriti sinu isa oli selles, Lennart Meri oli väga osav, tal oli väga palju kontakte Helsingis. Kui palju sa seda korvalt nägid ja elasid siin? Ei, eks tema hakkas oma neid võrgustikke välja ehitama ikka juba 60-ndatel, et meil oli kodus ja siis väga lihtsate vahenditega, et näiteks jõulukaartidega. Need jõulukaarte oli raske saada, need olid väga koledad, aga siis kuskilt kuidagi sai, ütleme, 200 kaarti ja siis tema see väga lihtne võte oli, ta kogus aadresse, kellega ta oli kokku puutunud üle maailma ja siis andis endast märku selle jõulukaardiga, et meil olid pikad nimekirjad, tõesti ikka 200 inimest, kes kaardi said ja see oli suur töö, kui pidi nad siis panema ümbrikusse ja aadressid peale ja veel markidega oli ka mõnikord raske, ei olnud neid ja see oli suur ettevõtmine, et jõulukaardid posti saada. Ja osa võib-olla siis võeti ka kuskil postis ära, seda ei tea, aga selline võrgustike ehitamine, see oli hästi oluline, jah. See oli tookord hästi oluline, see inimvõrgustike ehitamine, see oli ka selles teatud mõttes sõbra kaubandus, mälu või teadmiste ja mälu kaubandus. Jah, kodanikuühiskonna piiriülisest tegutsemisest tollal eriti ei saanud rääkida enne, kui tuleme sinne laulva revolutsiooni aega ja ka sellesse aega, millal vabanes see et kuidas eestlased Soome sai ja siis need kahjulikke kontakte küll tekkis ja tuli igasugused maamies-seurad traktoritega ja mis kõike siis oli. Ja tollal ka ilmselt see algas sinul nagu see lihtsam või kergem üleminek Soome. Ma nüüd jäin ka kuidagi mõtlema, et kuidas, et kui me räägime sellest ühisest kultuuriruumist, et mis ta tegelikult on, et mulle tegelikult tundub, et see, mida vaja oleks teadvustada ja arendada, on just selline ka tänapäeval, ka ettepoole vaadates selline kultuurivaldkonna ühisturg Eesti ja Soome vahel. Et meil selles mõttes on see huvitav, et meie kultuurid ei ole ju identsed, et ikkagi on piisavalt erinevusi, aga see loobki siis sellise pingevälja või konkurentsi, nii nagu majanduses ju ka, eks ole, et sa konkureerid, aga see konkurents annab siis kokkuvõttes parema tulemuse ja minu arust eriti nüüd ilmselt üks suur muutus ja Eestit ja Soomet lähendav muutus on see, kui Soome nüüd lõpuks saab NATO liikmeks. Et see igal juhul jälle kuidagi toob neid ühisväärtusi esile. Aga selle ühise kultuurituru või selle ühisturu
kaudu me oleksime kahekesi tugevamad ka kolmandates suundades igal juhul. Et see ühine kultuuriturg, ma just meelega kasutan sellist majanduslikku sõna, et see igal juhul tugevdab ka siis seda päris majandust kokkuvõttes. See võtab võib-olla aega, seda võib-olla raske on eks ole mõõta Exceli tabelis, aga ta igal juhul tugevdab, see on päris selge. Nii et, ja seda saaks väga lihtsate asjadega hakata arendama. Ma ei tea, ühine eks ole, muuseumi pilet, see ühistranspordi äpp on, nagu selgus, juba töötabki. Siis loomulikult raamatukogude ühine kasutamisõigus, mis on ka, see, need on muide asjad, mis meil on tegelikult töö all. On töö all, see on nüüd esimene kord, kui me istume siin kõrvuti. Võib-olla, et me oleme rääkinud nendest juba omavahel ka varem, et siis sa kasutasid ühiskultuuriturg sõna, sa kasutasid, ma olen kasutanud ühine kultuuriväli. Ma tahtsin just majandusterminoloogiat kasutada. Võtamegi kavaluse käsiraamatust selle koha, et kasutame teiega kultuuriturg sõna, siis see läheb ühteismarkinad. Kultuuriala on ühteismarkinad ja sinna kuulub tegelikult ka, eks ole, Üle TV ja Eesti Televisiooni kanalite vaba vaatamine mõlemad poolt Soome lahti vastastikune. Et televisioon hetkel veel on oluline kanal, eks ole, ta võib-olla hääbub, vaatab, Venemaal ta määrab kogu maa saatust praegu, see on selles mõttes väga erakordne olukord. Aga see on täiesti õige tähelepanuks, siis uudised televisiooni surmast on enneaegset. Et ma olen töötanud ju televisios nii kaua, et ma olen surmakuulutusi juba näinud, aga veel ei ole surnud. Et see on üks väga oluline ühist kultuuriruumi, väärtusruumi loov asi ja nüüd õnneks Elisa võttis selle sinne põhipaketti. Vastastikuselt selle saamine Soome ei ole sama lihtne, aga siiski see on üks osa seda ühine muuseumikaart. Väiksed asjad tegelikult, sellised üksikud asjad on need, mis loovad selle suure, natuke hägusa, ohuta ülepilve ja yhteinen kulttuuritilana, mikä se voisi olla. No se on tegelikult väga konkreetseid asju. Ongi. Hästi konkreetsed asjad. Hästi konkreetsed asjad. Ja se on se, mis loob seda dialoogi ja ma olen täiesti nõus sellega, millega lõpetas eelmine kõneleja, et oli selline armastuse nagu hääbumise aeg, tõepoolest oli, et hakkasime vaatama igale poole mujale, aga me peame hoidma seda ühist kultuuriruumi, et meil oleks midagi kaitsta, et meil oleks rohkem julgeolekut, et meil oleks õitsvam majandus ja natuke nagu vanas abielus ka, seda peab pingutama ja istuma alla ja mõtlema uuesti, et oleks kindlasti tore armuda uuesti ja olla joovastuses. Aga eks me naabritest ei saa lahti. Ühest, mille nime jätame mainimata, aga teine teisest ka, õnneks. Naabritest lahti me ei saa tõesti, aga siis kui on lähedased naabrid, neil on alati võimalus hea küll, et kui läheb igavaks, eks ole, endine meie president Ilves ütles, et Eesti siht on tegelikult olla igav Põhjamaa. Mis igav Põhjamaa tähendab? See tähendabki, et on turvaline olla ja siis, eks ole, kired nagu on kuskil peidus ja kõik on. Et jah, loomulikult, aga kui me räägime Eesti ja Soome, siis ütleme sellest ühisest olemisest, siis seal saab ju alati natukene vallatust ka teha, tähendab tekitada, et see ei oleks kõik selline ühtlane igav väli, vaid me oleme ikkagi piisavalt erinevad, et tekitada ka seal sellist põnevust või nii, et uudishimu ei kaoks, see on hästi oluline, eks ole. Et ma ei tahaks ka elada sellises igavas põhjalas, kus uudishimu on kadunud. See on tõesti igav. See on tõesti igav, jah. No eks meil on olemas seda põhjamaist, tegelikult ma ütlen nüüd, et soome-ukrilus hullust, et me saame siis, viimati kui lähme siis saunalaval, siis on küll tore ja ei ole igav. Et see ühtsuse tunne siiski on see viimane asi, mis meile jääb, aga seda, mida ma tahtsin küsida, me oleme ju sellega nõus, et pärast sõja algamist me oleme väga nagu veendunud, et me peame tõepoolest hoidma kokku, aga kuidas me veename need kaikki muid inimesi?
Vai kas teid on vaja veenda, et me peame nüüd rohkem hoidma kokku pärast sõda? Keegi ei ütle ei noh, midagi. vaat meil vist saab aeg läbi, ma vaatan, aga see on see uudishimu üleval hoidmine, et see vajab tõesti, see vajab nagu pingutamist ja siis võib-olla ikkagi lõpuks, et see vastastikune keeleoskamine tegelikult, et see on oluline. Siin pragmaatikud ütlevad tänapäeval, see ei ole oluline, et meil on, eks ole, need Google Translate'id ja on inglise keel ja et see on niisugune minevik, aga noh ikkagi ma arvan, et ülikooli tasemel peaks olema mõlemas riigis vastastikune keele- ja kultuuriõpe ja sinna juurde võib tõesti tekitada need rakenduslingvistilised need keelekorpused, mille kaudu saab siis arendada ka sellist ilusat masintõlget. Okei, selle vastu ma ei ole üldse, aga see loomulik keeleoskus, selle poolt ma igal juhul olen. Nii et, ja loodan, et kui teil ka kuskil võimalust on öelda, et on vaja õpetada soome keelt Eestis ja eesti keelt Soomes, et siis öelge see alati kõva häälega välja, ükskõik kas soome keeles või eesti keeles. Alguses oli sõna ja lõpus see on ka. Ja see sõna olgu ühine. Muide, meil ei ole identiteeti ja me ei ole mitte keegi. Ja. Lõpetame. Enne kui visatakse välja.